Armas Isamaa pere ja Eesti rahvas. Aasta Riigikogu valimisteni. Et vaadata tulevikku, peame vaatama ausalt otsa praegusele olukorrale Eestis ja maailmas. Seisud ei ole kiita. Valetavad need, kes ütlevad, et on olemas lihtsad ja kerged lahendused. Vene-Ukraina sõda jätkub 5. aastat, lääne ühtsus on mõranenud, Euroopa Liit alles defineerib ennast muutunud maailmas. Rahvusvaheline kord on meie silmade all ümber kujunemas. Akuutne kriis Iraani sõjas mõjutab maailma majandust, kasvab määramatus ja jõu erikaal. Nende trendide puhul on Eesti ülesanne mitte teha vigu, teha kõik, mis on meie julgeolekut arvestades meie võimuses, tugevdada liitlassuhteid ning jätkata Ukraina toetamist. Olukord Eestis. Eesti 2025. aasta, möödunud aasta, tähendas tegelikult majandusseisakut, rahvastikukriisi kiirenemist, ostujõu langust, poliitilist usalduskriisi ning lõpmatut juhtimist tõmblemist, otsustamatus ja hirmutamine. Ja see tekitab inimestes ebakindlust, sisemist nõutust ja sisemise tasakaalupunkti puudumist tulevikku vaadates. Meie ühiskonna vaimne orientiir on ebakindel ning see tekitab segadust. Järgmiste valimiste põhiküsimus, pealisülesanne on küsimus sellest, kuidas Eesti ühiskond leiab üles eneseusu, positiivse energia ja meie tunde. Eesti tulevik ei ole parteide poliitilise suletud ringmängu asi, see on Eesti meeste ja naiste sisemise veendumuse ja tahte küsimus. Ja Isamaa ülesanne on olla poliitiline platvorm, mis lootust pakkuvat energiat äratab. Eesti tulevik algab eneseusus meie rahval, et me rahvana suudame. Suudame oma maad kaitsta, suudame vabastada ettevõtliku energiamajanduse kasvuks, nii et sellest saavad ühiskonnaliikmed osa, suudame hoida oma maa korras lastele ja lastelastele, suudame pöörata laste saamise tõusule, suudame muuta meie ühiskondliku arvamusruumi inspireerivaks, suudame leida tähendusrikkuse sisemiseks ühiseks pingutuseks. Ja mis kõige tähtsam, suudame oma järglaste põlvedele anda sisemise tahte ja usu, et Eesti on armastav ema, kelle juures on parim paik ennast teostada ja anda selle rahva kulgemisse oma panus. Meie, mitte ainult Isamaa, aga kõigi ärksate Eesti kodanike vastutus ja ülesanne on rahvas liita. Mitte ühtseks poliitilise korrektsusega kaasa liikuvaks ühikuks, sest see oleks vaimne enesekängumine, vaid koonduda rahvusliku ühisosa ümber, mis on nendes vastasseisudes taandunud, kuid mis on igatsusena, mis kõigis olemas. Ja meil on silmitsi tulevikuga kalju, millele toetuda, meie juured. Eesti 20. sajandi kogemus ei ole pelgalt minevikulugu, vaid mõõdupuu, mille abil hinnata 21. sajandi valikuid. Rahvus, kes on kogenud nii oma riigi sündi kui ka selle hävitamist, ei saa lubada endale ajaloolist lühinägelikkust. 21. sajandi Eesti seisab näiliselt hoopis teistsuguste küsimuste ees. Globaliseerumine, geopoliitilised pinged, digitaliseerumine, avatud majandus, rahvusvahelise korra püsivus, kuid konservatiivses vaates ei ole need uued teemad, vaid vanade dilemmade uued vormid. Eesti rahvuse kujunemine on olnud mitte impeeriumide kingitus, vaid kultuuriline küpsemine. Keele, talurahvakultuuri, kirjaoskuse ja ärkamisaegse vaimse pingutuse tulemusel sündis eestlastes arusaam kui ajaloolisest subjektist. Iseseisvus ei olnud mitte juhus, vaid selle küpsuse poliitiline vorm. Ja iseseisvuse kaotus 40. aastal ei tähendanud üksnes riigi hävingut, vaid rahvuse sügavat identiteedi murdu. Osaks saanud repressioonid ei olnud pelgalt kommunistlik eksperiment, vaid katse murda ajalooline järjepidevus ja katkestada mälu, keel ja moraalne orientiir. Ja iseseisvuse taastamise järel ronis Eesti kiireminegi kui mõned teised maad kommunismi kokkuvarisemisest tekkinud kaosest välja, toetudes tagasi võetud vabadusele. Käskude, keeldude, kontrolli juurest mindi üle vabale ettevõtlusele. Direktiiv asendus terve mõistus.
Mäletate, eelarve hoiti tasakaalus, bürokraatia väiksena, maksud olid madalad ja majandus sai kasvada. Investeeriti tulevikku ehk lastesse, haridusse ja kultuuri. Kedagi ei nunnutatud, sest kokkuvõttes peab igaüks iseenda eest vastutama. Siis tahtsime olla, mitte näida. Eesti edu tugines julgusele mitte kuuletuda, vaid ise teha ja mitte alati nagu varem tehtud. Julgesime kasutada oma väiksust selleks, et teha asju, mis suurtel ilmvõimatu. Eesti polnud mitte teiste, vaid selgelt enda nägu. Sel ajal ei vastatud mõnes teises Balti riigis küsimusele, kuidas teil on viimasel ajal õnnestunud nii kiiresti areneda, nagu praegu, et vaatasime, mida eestlased teevad ja teeme kõike täpselt vastupidi. Kuigi probleemid ja väljakutsed on teistel Balti riikidel samal, mis Eestil, on need viimastel aastatel Eestist oluliselt kiiremini arenenud. Aeg on end jälle sirgu ajada ning meelde tuletada, millised me olime ja mida suutsime. Samas ei tohi olla üleolevad ja näha ennast pidetult maailma trendide hoogustest uut reaalsust loovatena. Egoism ja ühepäeva liblika mentaliteet ei ole peremehe tunne. Isamaa ei luba eelseisvatel valimistel piimajõgesid ja pudrumägesid, sest see oleks rahvale valetamine. Meie sõnum on kindlustunde taastamise sõnum ja eksperimentide lõpetamise sõnum. Inimesed ei taha tehnoloogilisi ega kultuurilisi utoopiaid. Nad tahavad pidevas, üha kasvamas stressikeskkonnas pidepunkti, sisemist pidepunkti, iseenda ja rahva jaoks. Eestlane tahab elada Eestis teadmises, et meie riigi vabadus säilib, et perede majanduslikud väljavaated tööviljana paranevad, et rahvas kestab, et eestlased on siin maal tulevikus enamuses, et maapiirkond ei jääks tühjaks. Et eestlase elu oleks mõtestatud osana Eesti loost. Mõtestatud. Et tema arvamust täisväärgise kodanikuna võetaks kuulda ja riiki korraldataks ausalt, et inimeste vabadus, individuaalne vabadus, oleks kaitstud. Aga ka inimesed vajavad rahvana eduelamust, millest meil on viimasel ajal nii suur puudus. Isamaa sõnum on edasiliikumise sõnum pärast ummikseisu. Ja see edasiliikumine rajaneb majandusvabadusel, rahvusriigi põhimõtetel ja õigusriigi austamisel. Me peame innustama patriotismi, mitte vastandavat, vaid loovat patriotismi energiat. Meie ainus tegelik väärtus, millel rajaneb Eesti tulevik, on Eesti rahva sisemine moraal, tööeetika, haritus ja loomus. Me oleme siis tugevad, kui usume, et suudame. Lihtsaid ja kergeid lahendusi ei ole. On meie eelnenud põlvede kogemus, et suudame keerulistel hetkedel langetada vajalikke otsuseid, kui rahvas tajub nende vajalikust tuleviku vaates. Täna siinsamas Rae kultuurikeskuses me hakkame tegema Isamaa programmi 2027. Ja selle programmil on praegustes oludes minu jaoks olulised just nimelt paika sõnastada lähtereeglid. Esiteks, see programm peab olema teostatav. See peab olema realistlik. Teiseks, seal tuleb eristada asjad, mida teeme ära esimese 100 päevaga, kui Eesti kodanikud meid usaldavad. Sest aega on vähe ja aega on palju käest lastud. Kolmandaks, programm tuleb teha kahekõnes huvirühmade, ekspertide, ettevõtjate, kultuuri avalikkusega. Neljandaks, see peab sisaldama finantsilised kontuurid järgmise 4 aasta eelarvestrateegia perspektiivis. Viiendaks, Eesti poliitikast tavatuna kutsun ma üles kasutama ka ausalt mõtteid teistelt poliitilistelt jõududelt. Me ei isoleeri ennast ka poliitilisest avalikkusest. Kuuendaks on rida asju, millel ei ole tänases määramatuses vastust teada. Ja siis on meie ülesanne püstitada ausalt probleemi kirjeldus, lähtekoht ning kirjeldada lahenduseni jõudmise teekonda. See ei ole meie nõrkus, vaid see on aus, realistlik juhtimise lähtekoht. 7. Programm tuleb koostada 4 aasta vaates, kuid peab olema praegustes oludes tõukeplatvorm Eesti kasvuks pikemaks vaates. On rida asju, mille tegemine või ärahoidmine omab mõju selliselt, et lähiaastatel ei pruugi olla tulemused realiseeritavad, kuid see on vajalik meie rahva pikema kestmise huvides ja selleks me palume tänaselt eestlaste põlvkonna mandaati.
Selle programmi lähtekavaks on teatud raamistavad edueeldused Eesti arenguks. Edueeldused. Esiteks, lähtekoht on usalduse taastamine. Tänast Eestit iseloomustab poliitiline usalduskriis. Selle tulemusel on paljud kaotanud lootuse ning usu positiivseteks muutustesse. Kodanik ei taju enam Eestis, et viimaste aastate poliitika on olnud seoses kuidagi tema tahte ja huvidega. Paljud valitsuse initsiatiivid on tunnetatavad kui inimeste vabaduse ja eraelu põhjendamatu piiramine. Usalduskriisist väljumiseks tuleb poliitilist süsteemi reformida. See eeldab täiendavat pingutust võrreldes tavaoludega, et kodanik tajuks, et juhtunud kriisist ollakse õppinud. Olen veendunud, et vajalik on põhiseaduse muutmine, mis looks avarama võimaluse tulevikuks ka ennetähtaegsete valimiste esilekutsumiseks, et juhtum, mis on valetava poliitika aset leidnud, ei korduks. Valetava poliitika ohtu tuleb tasakaalustada, et see jääks erandiks. Demokraatiat tuleb pidevalt taastoota ning peame otsima täiendavad tööriistad selleks. Teiseks, perepoliitikas peame saavutama rahvusliku kokkuleppe. Rahvastikukriisi ületamine on meie rahva sajandi ülesanne. Selle lähtekohaks on teadmine, et oleme valmis panustama täiendavatesse perepoliitika meetmetesse, mis taastaksid perede kindlustunde ning võimaldaksid perel vähendada majanduslikku koormat, mis kaasneb lapse saamisega ja võimaldaksid soetada oma kodu. Lapsi väärtustav ühiskond algab tähenduslikust kultuurist ja baasväärtustest. Roger Scruton sõnastas selle teravalt. Lapsed on usu väljendus, mitte usu Jumalasse, vaid usu homsesse. Neljandaks, Eesti kuulub läände ning meie eluline julgeolekuhuvi on lääne ühine tahe ja suutlikkus ühiselt ennast ohtudest kaitsta. Eesti jääb toetama igakülgselt Ukrainat ning vastustama Vene agressiooni. Eesti rahva kokkulepe panustada riigikaitsesse peab olema tõhusalt ellu viidud. Järgnevalt õigusriigi ja vabaduste kaitse. Inimeste eraelu ja vabadust on viimastel aastatel ilma mingi ühiskondliku kokkuleppe mandaadita pidevalt ahendatud. Isamaa lähtub inimeste põhiõiguste kaitsest ja peame võimendama inimeste enda otsustusvõimet, mitte valitsuse paternalism. Vaba konkurents ja valik on õigem vahend. Me ei tohi eelistada kontrolli vabadusele. Viiendaks, majandusele tuleb luua töörahu ning lõpetada eksperimenteeriv maksupoliitika ja taastada ettevõtjate ning investorite usaldus. Energeetikas tuleb luua tegelik kava juhitavate võimsuste arendamiseks ning tagada stabiilne energiahinna tase, haridussüsteemis arvestada tööjõuvajadusi, vähendada ettevõtlusbürokraatiat, arendada uusi tehnoloogiaid, jõudsamini investeerida kaitsetööstusesse ja tagada stabiilsus ressursipõhisele tööstusele. Tööstuse ja kõrgtehnoloogiliste teenuste areng, kapitalituru vitaliseerimine. Meie toidujulgeoleku ning maaelu huvides on ekspordivõimelise toidutootmise mahu reaalne kasv. Esimene ülesanne on aga lõpetada rumalused, loobudes kliimaseadusest ning terve autosektori hävitanud automaksust. Meie käsitlus majandusest peab rajanema, kapitalismi käsitlus peab rajanema suurel osaluse võimalusel. Kapitalismi eduvõimalus ja loovuse võimalus tajuks võimalikult suur osa ühiskonnast. Jõukus sünnib tööst ja konkurentsis. Meie tõsine probleem on praegu sisenõudluse madal seis. Inimesed on kurnatud ostujõu langusest, mis lööb eriti valusalt just eakaid, maainimesi ning lastega peresid. Kaudsete maksude koormus on muutunud ebaloomulikult kõrgeks ning see suurem koormus lasub just väiksema sissetulekuga inimeste suhtel. Kohtusime eile ka ettevõtjate esindajatega põhitoiduainete käibemaksumäära alandamise küsimuses. Leppisime kokku ühises töörühmas, et arutada, kuidas see idee efektiivsemail moel läbi töötada ja tagada tulemus. Loodan, et valitsus lubab ka ametnikele aidata selle töörühma töösse ekspertsisendada. Järgnevalt, Eesti on Euroopa Liidu aktiivne ja oma seisukohtadega liikmesriik. Meie Euroopa poliitika peab lähtuma vajadusest teha rohkem julgeolekus ning majanduse konkurentsivõime vallas. Plaani majandusliku rohepöörde tee paraku deindustrialiseerib Euroopa.
peame julgema öelda jah, aga peame julgema öelda ka ei mingitele asjadele. Peame julgema vajadusel ka kaitsma Euroopat Euroopa eest. Kultuur. Just kultuuri kaudu saab subjekt teadlikuks enesest ja ümbritsevast maailmast. Tehnoloogilise arengu ja välismõjude keskkonnas on meie jaoks oluline tagada kultuuriline järjekestvus. Kultuurilise järjekestvuse tajumine, just nimelt tagamine põlvkondade vahel. Et meil ei toimu tegelikult kultuurilõhet, milline probleem on olemas väga tugevalt. Järgnevalt, Isamaa ei tegele ühiskonna lõhki kiskumisega imporditud kultuurisõdadega. Me tegeleme inimeste loomuliku ootuste, mitte sotsiaalsete grimasside esilekutsumisega. Järgnevalt lõppeksperimentidele. Oleme valmis rea asju tagasi pöörama, mida tänane valitsus tegi. Läbikukkunud poliitikal ei ole õiguslikku ootust. See on Isamaa valimiste eelne valgusfoori mõte, mille kuu aega tagasi välja käisime. Kuid meie lähtekoht on Eesti riikluse arengu järjekestvus. Mõistlikud asjad, eriti julgeoleku vallas, saavad meilt enesest mõistetavalt rohelise tule. Isamaa ei eksperimenteeri Eesti riigiga. Järgnevalt, erilise tähendusega on maaelu kestmine. Elujõu taastamine maapiirkondadest pole lihtsalt regionaalpoliitiline, vaid Eesti jaoks rahvuslik ülesanne, sest see on meie elulaadi kestmise küsimus. Kultuurilises, elulaadilises mõttes ei ole Eesti rahvas, kui meil tegelikult maapiirkonnad on hääbumas. Ühiskonna jaoks on väga oluline eluliselt tähtsates valdkondades, hariduses, teaduses, ausa perspektiivi pakkumine ning ebakindluse vähendamine. Teadmised ja oskused on meie kõige tähtsam kapital. Nullpunkt nendeks küsimusteks on aga rahanduse korda tegemine. Me avalikustasime auditi loetud nädalad tagasi, kuu tagasi, Reformierakonna 3-aastase valitsemise majanduspoliitika ja rahanduspoliitika audit. Ja see objektiivse ekspertiisi alusel tehtud dokument on süüdistuskokkuvõte valitsevale parteile. 3 aastaga valitsuse enda hinnangute järgi on Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvanud 4 miljardit eurot prognoositust varem. Näete, kehval poliitikal on hind ka rahaliselt. Rahanduses tuleb välja töötada uued eelarvepoliitilised siseriiklikud reeglid, et taastada rahanduse jätkusuutlikkus. Luua uus eelarve baasseadus, mis loob selguse ning vähendada valitsemiskulusid. Ja see saab olema valus, aga vältimatu otsus. Ilmselt tuleb meil teha juba 27. aasta kevadel negatiivne valitsemiskulude vähendamise eelarve. Ka tasakaalus nende sammudega, mida me teeme maksude langetamiseks esimese 100 päeva jooksul. Reaalsus on selline, et tänane valitsus on tühistanud kõik siseriiklikud eelarvereeglid. Riigieelarve on jätkusuutmatus miinuses ning sadade miljonite eurode kaupa on blufitud tegelikult sisustamata tuluridasid eelarvestrateegias. Rahaasjad on laokil ning see mõjutab reaalselt investeerimiskeskkonda ja majanduse väljavaateid. Me peame hakkama riigis asju korda seadma. Kohtuotsuse tänasele poliitikale annavad Eesti mehed ja naised 11,5 kuu pärast. Kui inimestele meeldib tänane riigi poliitilise juhtkonna poliitika, siis neil on selge ja aus valik. Valida neid, kes on selles eksperimenteeris viimase 4 aasta jooksul osalenud. Sotsiaaldemokraate, Reformierakonda, Eesti 200. Kui tahate vastutustundlikku alternatiivi sellele poliitikale, siis valige Isamaa. Kuid meie käsitlus ei saa olema ka inimeste toetuse korral, kelle poole me ja usalduse saamiseks pöördume, ei saa olema ülevalt alla poliitika. Veelgi enam, tänases parlamendis on opositsioon efektiivselt tasalülitatud. Ja minu sõnum on, et me ei tohi muutuda nende sarnasteks. Sest see sünnitab jällegi vastasseisu spiraali.
ja lõhub seda usaldust ja loovat energiat, mida me hädasti vajame taastada. Sõltumata meie rollist järgmises parlamendis, me austame opositsiooni rolli ning ka ühiskonna kaasamise elementaarseid põhimõtteid. Me peame taastama eneseusu ja loova energia, see lähtub teadmisest, et praegune olukord vajab parandamist. Ühelgi poliitilisel jõul ei ole monopoli kõneleda kogu Eesti rahva nimel. Edasiliikumine ja positiivse muutuse esilekutsumine eeldab ausat arutelu. Kuid esmalt on vajalik taastada kindlustunne ja usaldus ja siis kasvab majandus, inimesed seovad oma pingutuse Eestiga, peredesse sünnib rohkem lapsi. Ja nendest arusaamadest lähtudes on minu ettepanek hakata täna siin samas saalis koostama meie programmi 2027. Ja kutsume selleks koostööle kõiki kodanikke ja avalikkust. Reformierakond tegutseb viimastel kuudel, mis on jäänud nende võimu paaniliselt ja eeldavad, et nad kaotavad selle võimu. Ja see on suur risk ühiskonnale. Ja selles olukorras on mul peaministrile mõned põhimõttelised soovitused. Esiteks, ärge alles jäänud kuude jooksul halvendage riigi rahanduslikku olukorda. Praeguses defitsiidi olukorras on mõistlik tegeleda mitte positiivse, vaid negatiivse valitsemiskulusid vähendava eelarve. Teiseks, ärge mängige poliitmänge sõltumatust eeldatavate institutsioonidega meie riigis. Praegu on peaministri laual Riigikantseleis eelnõu, millesse on poliitilise ettepanekuna lülitatud idee, et nimetada enne valimisi hulga kaupa ERR-i nõukogu liikmeid, et võtta nii-öelda siis koalitsiooni kontrolli alla Rahvusringhäälingu nõukogu. See ei ole kohane ja see on negatiivne Ida-Euroopa riikide praktika niimoodi institutsioone üle võtta. Kolmandaks, loobugu peaminister samamoodi initsiatiivist ametnike tähtaegseks muutmisel. Ametnikkonna sõltumatus ja erapooletus on olnud oluline õigusriigi element Eestis. Ja selle rikkumine, see eriti näotu näide on kaughasartmängu maksu puhul nõuniku vallandamine kättemaksuga. Neljandaks, ärge hirmutage ja lõhestage rahvast. Süüdistused Isamaa suunal muutuvad üha koomilisemaks. Ja neid hakkab tulema, ma kujutan ette, suurel kiirusel ja karjakaupa. Näib, et Reformierakond ainus programmiline idee 2027. aasta valimistel on ükskõik mis, peaasi, et mitte Isamaa. Kuid Isamaa viib Eestit edasi ja taastab lõhutud kindlustunde ning senine tõmblemine asendub tasakaalukusega. Eriti lubamatu on, kui see tõmblemine väljub väljaspoole Eestit. Siis muutub see juba julgeoleku riskiks. Viitan siin peaministri poolt Ameerika Ühendriikide poliitika kui terviku ründamisel. Hiljuti kuulsin samuti diplomaatidelt, et rahvusvaheline Ukraina doonorite konverents, mille korraldaja Eesti 2027. aasta suvel on kästud poliitiliselt korraldada enne valimisi, kuigi selle tsükkel on üheaastane ja kord aastas siis suvel. Sel suvel toimub see Poolas. Argument on otse kui see, et pärast valimisi seda ei tehtaks. Ärme kisu oma mängudesse nii tõsiseid rahvusvahelisi asju. Muidugi korraldab Eesti selle konverentsi ka pärast valimisi. Hirmutamise lõpetamiseks näen heal meelel, et erakonnad sõlmiksid enne valimisi teatud kokkuleppe julgeolekupoliitika põhimõtete kohta, mis annaks ka kodanikele kindlustunde ning ei võimaldaks Eesti elulisi julgeolekuhuvisid sisepoliitiliseks mudamaaduseks muuta. Viiendaks, lõpetage intriigid presidendivalimiste ümber. Praeguses usalduskriisis on arukas toetada president Karise jätkamist ja see suurendaks ühiskonnas usaldust. Kuuendaks, härra peaminister, ärge suruge enne valimisi üle pea kaela läbi asju, millel ei ole ühiskondlikku mandaati, nagu näiteks välisvangide Eestisse paigutamine või rändepoliitika muutmine. Lükake nende elluviimine, kui te olete sellest obsessioonist kantud valimiste järgsesse aega. Andke kodanikele siis võimalus anda oma hinnang neile plaanidele. Seitsmendaks, majanduspoliitiline konjunktuur on heitlik. Maailmas valitseb kütusekriis, ka täna hommikul Brent oli üle $100 barreli kohta.
Goldman Sachs näeb ette $100 barreli tasem pikemal püsimisel. Seda, et ainuüksi Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele see tähendab aasta perspektiivis, on nende prognoosis 1,5% inflatsiooni tõusu, 1,2% majanduskasvu langus. Selles loogikas, kuna me oleme nii avatud maailma majanduse osa. Vajalik on valitsusel koostada riskiplaan, kuidas leevendada inflatsioonilist survet. Kütusekriis seda suurendab ning halvendab majanduse väljavaateid. Hetkel on ainus valitsuse otsus olnud see, et energiakandjate aktsiisitõus lükati 12 kuud edasi ning nending, et vaatame, mis juhtub. Meie regiooni teised riigid, tuleb tunnistada, tegutsevad operatiivselt. 8. Valitsusel on mõistlik, arvestades nii suurt rahamassiivi, mis liigub kaitsehangetesse, siduda see 30% vastuostu kohustusega meie kaitsetööstusele. See oleks ühe strateegilise sektori jaoks tõukemoment, mis tuleb ellu viia venitusteta. Raha hulk, mis praegu läheb väljaspool Eestit kaitseinvesteeringutesse, on suurusjärgus seal kuni €900 miljonit. Näete, milline potentsiaal saavutada majanduskasvu kitsas sektoris. Peaminister Michal ütles enne vabariigi aastapäeva oma ERMis peetud kõnes, et meie maal käib tiksumine. Võt sellega ma olen nõus. Peaministri hinnanguga tiksumine käib, jah. Kuid minu ülesanne on valitsusele hoiduda loetud kuudel enne valimisi vähemalt uute rumaluste tegemisest. See ei ole ju palju vahet. Kui ei saa ühiskonda inspireerida, ei ole seda oskust, siis ärge tehke vähemalt hoiduda sellest. Võtame kokku. Eesti tulevik algab eneseusust, et me rahvana suudame. Me peame taastama usalduse, millest sünnib lootus, ja nii võtab Eesti rahvas endale tuleviku tagasi. Ja nii liigume me edasi mitte pidetult, vaid oma juurtele toetudes. Head sõbrad, ma soovin täna jõudu meile programmi tööks. See on nii-öelda kick-off, nagu ameeriklased ütlevad, lähtekoht. Sellele järgneb meie programmitiimide rakendamine, kus on kõigi panus oodatud, panus mitte ainult erakonna liikmete poolt, ka väljapoolt, avalikkuse poolt, sest meil on selles mõttes eriline programmi tegemine. Küsimus ei ole mitte lihtsalt heade ideede sõnastamises, vaid küsimus on tegelikult arusaamas ja tajumises, et nende eest tuleb olla valmis ka vastutama. Ja me ei tohi koostada programmi, mille puhul tegelikkus, ütleme, võimalused, reaalsed võimalused ja ka see ühiskonnale ette antud perspektiiv ja kurss ei pruugi olla omavahel seotud. Sest siis rahvas pettub ja siis usalduskriis võimendub, mitte me ei ületa seda. Meil seisab ees ettevalmistumine Riigikogu valimisteks, nimekirjade koostamine kevadel, suvel, järgnevate kuude jooksul peame olema nähtavalt, avalikult, laatadel, mujal, peame sõna võtma, meie seisukohti selgitama. See võitlus saab olema väga julm. Lugesite eilset Delfi juhtkirja, mis seal öeldi, ma ei tea, kas selle kirjutas härra Moora võib-olla, et üleskutse oli, et Eesti 200 ja Reformierakond või sotsiaaldemokraadid, võtke ennast kokku. Ükskõik mida lubage. Peaasi, et Isamaa ei tule võimule. Et see oli mõttekäik seal. Meie ette järgnevate kuude jooksul veeretatakse valesid, meid püütakse sisemiselt lõhestada, Eesti rahvast püütakse hirmutada. Nii nagu juba varem, me oleme seda näinud. Võimult nad ei lahku vabatahtlikult selles loogikas. Meie vastame neile enesekindlalt, aga naeratades, et sellepärast, et me teame, et Eesti poliitika vajab meie sõnastatud alternatiivi ja meie poole vaatab täna Eesti kodaniku nõudlik pilk. Aitäh teile!